No nii, tervist hea kanali jälgija, et täna minu jaoks huvitav teema. Räägime huvitavast noast. Mina ütlen niimoodi, minu arust on see täiuslik prepperi nuga. Et millega see tegemist on? Fälgniven S1X. Et tootja ise positsioneerib seda nuga kui ellujäämisnuga, milleks ta ka täiesti kindlasti on. Aga mina näen, et ta on nii-öelda nendele inimestele, kes tegelevad valmistumisega kriisideks hobikorras. Et see on täpselt see nuga, mis võiks nii-öelda ühe korraliku prepperi varustuses olla. Mille pärast? Et põhjendan ka kohe. Üks asi on see, et seda nuga on päris mugav tegelikult kanda vööl või üstapuha, kus kohas varjatult. Et tema sükene üsna sale käepide, see ei ole üldse lai, et see teeb tema kandmise tegelikult hästi mugavaks ja teda vaatamata oma suurusele on võimalik suhteliselt varjatult kanda. Teine asi, mis on, ütleme jah, paraku see tema pluss on ka natukene tema miinus, sellepärast, et kui nüüd noast haarata, jah, see nii-öelda käepideme muster, see materjal, mis siin iganes on, sükene kummilaadne asi, ega ta ei ole päris kumm, ta on mingi sükene muu, siit võib näha, et ta niimoodi liigub ka, et ta on põhimõtteliselt kolmest kohast niimoodi kinni on täitsa lahtiselt, et kes tahab, saab osavate kätega mees endale ise siia kerge vaevaga ergonoomilisema käepideme teha. Aga jah, ütleme niimoodi, et tunda on, et ta nagu istub kindlalt käest, aga ma tunnen seda, et mu käsi tegelikult tahaks seda, et see käepide oleks igalt poolt, nii, millimeeter kuni 2, ütleme toekam või ikka suurem, et siis nagu, oleks temaga mugavam pikemat aega järjest töötada. Et aga igal kepil on 2 otsa, et selles suhtes jälle jah, mida saledam nii-öelda on, seda mugavam on tegelikult teda endaga kaasas kanda ja vajadusel varjatult kanda. Ta on ka selles mõttes super hea tööriist, et tal on hästi lai. Kui ma õieti mäletan, noa selg oli vist 6 millimeetrit, jälle taas kord 3-kihiline teras, et keskel on siis tugevam teras ja 2 pool on siis nii-öelda pehmem teras. Et lähemalt vaadates peaks isegi kuskilt siit näha olema see joon, kus need terase kihid nii-öelda nagu kohtuvad. Et see nii-öelda tagab noale suurema vastupidavuse ja kuna ta on siukene tugev, tema HRC on 60 ja külgedel on nüüd ütleme, et siukene nii-öelda veidike pehmem kiht terast, siis on see täpselt see nuga, millega vajaduse korral saab teha mingit sellist liigutust, et näiteks surutada auto ukse vahelt sisse, tihendite vahelt kuskilt nurgast, mitte päris otsaga, aga niimoodi poolest saate ja võite hakata nii-öelda ust painutama vajadusel, et saaks siis mingisuguse puukiilu sinna vahele panna ja nii-öelda et autosse sisse pääseda või mis iganes, ütleme, et sükest robustset, brutaalset asja teha, siis see nuga nii-öelda on selle jaoks nagu päris hea. Kui me vaatame nüüd see on nüüd ütleme sükesest urbanistlikust ellujäämise vaatevinklist vaadatuna, et tõesti võib-olla mõne akna, mõne ukse, ütleme, on võimalik selle noaga lahti murda, et sellele, kui lai ta on, kui paks tema tera on ja ütleme niimoodi, et ta ei lähe otsast ka liiga kiiresti nagu kitsaks, et sükene ülevalt vaadates, et on võrdlemisi ikkagi nagu terav ots on loomulikult, aga ma ütleks nii, et ikkagi suhteliselt tömpeb. Paljud noad on palju pikema, peenema otsaga niimoodi, kui hakkab midagi väänama, käänama, et siis sükesest esimesest sentimeetrist noa otsast on väga lihtne lahti saada. Selle noa puhul ma arvan, et õnnestub kõige rohkem kaotada millimeeter, poolteist. Aga vaatamata kõige sellele, et ta sükene nii-öelda brutaalne tööriist on, ütleme,
vaatame jälle, kuidas temaga siis nii-öelda nagu puud oleks metsast maha võtta. No hästi sellise lihtsa vaevaga jookseb niimoodi kuiva kuuse sisse, et ma praegu üsna laisa siukse, ütleme üsna laisalt toksin ja saab väga hästi hakkama. Et selles mõttes jah, väga hea, kuigi ma ütlen ausalt, sellise töö jaoks tahaks pikemat nuga. Et see nuga, ma arvan, on nüüd täna see nuga, mis on täpselt selle kriitilise miinimumi peal, et sellist tööd teha. Et põhimõtteliselt saab ka natuke lühema noaga midagi sellist teha, aga siis see tähendaks umbes sellist laadi liigutust, et võtan nii-öelda puukaissu ja hakkan lihtsalt niimoodi tükke välja toksima. Et sellise nii-öelda tehnikaga saab samuti metsas vajaduse kuiva puu langetada. Aga vaatame siis näiteks, kuidas see puu notist jagu saab. Et kui nüüd ütleme, metsas on puu ära langetatud ja laagripaigas oleks vaja siis tuli üles teha, et kuidas meil siis no vot selle töö jaoks ütleme niimoodi. Minu hinnang on kohe, et see on miinimum, see on säästukirvas. et jah, see, kuidas ta praegu puu nii-öelda lõhestas, no see oli küll muljet avaldav. Ja tal on õnneks massi. Ja tänu sellele massile ta, nii, abimees mul siin ka, aitäh sulle. Tänu sellele üsna arvestatavale massile ta tungib niimoodi päris kenasti siia puu sisse. Aga no vaatame nüüd, kuidas temaga ka oleks teha pirrukesi. Abimees mul siin. Et niimoodi lõikuda puud. Pärast proovime uuesti. Et ma proovin mõned lokid teha. Ma olen vaimustuses. Ma olen lihtsalt vaimustuses. Mul on käes 6 millimeetri laiuse nii-öelda paksuse, vabandust, mitte laiuse, teraga nuga, mis jookseb kuivanud kuuse sisse. Põhimõtteliselt ma ütleks nagu, või siis see ei jookse ka nuga ilmselt nii hästi. See on praegu, ma ütlen ausalt, see on ulme. See on täiesti ebareaalne, kuidas ta leiab tee puidu kihtide vahele. Et ma teen kohe ühe huvitava katse. Nii. Väga õhukesi, nii-öelda, laastukesi, lokikesi suudab see asi lõigata. See on ikka väga, ma ütleks ausalt, vau. See nuga on selle koha pealt vau. Et see on ulme. See on nauding seda praegu teha. Et no nii, aga okei, kui meil nüüd nagu siukene asi on siia valmis saadud, siis on oluline, et me nagu lõkke ka põlema saaksime. Jah, sädet tuleb. Aga mõtleme niimoodi, et on nugasid olnud mul, mille noaselg saab paremini hakkama.
läks isegi korra põlema. Jah, saan küll nagu korraks põlema. Jah, saab hakkama. Et teeb selle töö ka ära. Aga jah, et noh, ütleme niimoodi, et noa selg selleks, et süüte pulga pealt sädemeid tõmmata, niisugune tugev 3+. Et jah, mitte rohkem, tugev 3+, aga saab hakkama, ei ole üldse probleemi. Et ses suhtes nagu jah, täitsa okei. Ütlen ausalt, see nuga mul nüüd on olnud mingisugune paar kuud vist kokku, umbes midagi. Et natuke ma teda olen kasutanud, korra olen isegi teritanud, aga ma olen temaga nüüd askeldanud ja toimetanud küll kindlasti niimoodi, et pole teritanud üle kuu aja võib-olla isegi, selline umbes võib-olla 5 nädalat. Ja nüüd ma tahan teha ühte huvitavat katset, et proovida. Ahah. Ops. No võt. Et jah, ma olen temaga korduvalt varem ka samat moodi kuu algusid nii-öelda lõhestanud, lõhkunud, metsast mõned puud maha võtnud. Oi, kui palju ma olen neid nii-öelda lokilisi pirde teinud. Sadu. Olen toidu kallal askeldanud. Kusjuures tahangi kiita. Ma olen selle noaga lõiganud ka sükest mõnusal pehmet tomatit mõned korrad ja saab hakkama. Et selles mõttes väga hea ja tänu laiusele on suurepärane võimäärimisnuga ka. Et liha olen lõiganud, aga noh, ütleme suure lihakänsaka jaoks jälle oleks tahtnud nii-öelda pikema teraga nuga. Et tema üks tugevamaid külgi on kindlasti see, et ta hoiab kaua tera. Et selles mõttes nagu jah, hea on, kui sul on teritusvahendid. Selle noa puhul juba, selle karastatuse puhul juba pigem selline teemant teritaja, teemant laat käe pärast. Aga noh, ütleme jah, ma pakun, et teda saab, noh, ta on täpselt selle piiri peal, et teda saab veel luisu peal teritada, aga sa näed, kuidas see luis kulub. Nii et no nii, üks mees üritab mul siin oma privaatlõkke õhtut korraldama hakata. Ja tubli poiss on. Et ma ütleks niimoodi, aitäh, et tegemist on suurepärase noaga. See on tegelikult suurepärane. Käepideme ergonoomika koha pealt. Jah, ma tahaks, et see käepide oleks ümberringi natukene suurem. Natukene hakkab häirima vot see koht. Et nad oleks võinud selle kuidagi nagu ümaramaks viilida seal tehases. Et see on niisugune, ta ei ole nagu terav, aga ta on niisugune ebanüri. et ma ei tea, vot see on see koht, millega saab siis niimoodi teha. Et see juba näitab seda, et vaat, kui mul nii-öelda nahk käib samasuguse koha vastu, kus ma saan selle asjaga nagu sädet tõmmata. No, ütleme niimoodi, et näete, niimoodi ma töötan. On see koht vastu siia või niimoodi. Ma tahaks, et see oleks nagu, selle peab üle viilima ilmselt, kumermaks. Aga ma ei kujuta ette, nii tugevat terast viilida. See saab olema lihtsalt selline aega nõudev, kannatlikkust nõudev protseduur. Et või siis tõesti teha ise või meistril lasta teha siia teised nii-öelda
käepideme põsed, mis kataksid selle koha ära. Aga noh, samas ma ei tea, minu käsi ei ole üldse suur. Mul on väike käsi, et suurema käega mehel ega siin väga palju ruumi ei oleks. Et pigem võtaks viili kätte ja käiks nagu need kohad siin maha, aga see saab olema süükene paras vaevtöö. Et nagu jah, no ma ei oska jah öelda, kaua see aega võiks võtta. Aga hea nuga on. Ma ütleks niimoodi, et mitte lihtsalt hea nuga on. Et mul on hetkel 3 Fälgnieveni nuga ja ma olen jõudnud nagu aru saamadeni, et Fälgnieveni noad on seal kuskil tipus. Need on raudselt maailma ühed, number 1 noad. Ja sinna mahub võib-olla mõni bränd veel. Aga siis on tükk tühja maad ja siis tulevad teised noad. Ja need teised ei ole ka mitte odavad noad, et me räägime ikkagi nugadest, mille hinnaklass on samuti mitusada eurot. See konkreetne nuga, mina ütlen ausalt, et see ei ole algajale amatöörile nuga. Et kui sa oled algajas, mine osta endale tööriista poest on ju Moora ja õpi sellega nuga kasutama. See nuga on juba edasi jõudnud teile mõeldud. No hinnaklass on ka vastav, see on siukene, ma olen vaadanud erinevatest netipoodides, mõni euro alla 300 euro, mõni euro üle 300. Kuskil isegi oli peaaegu 320 eurot. Noh, ei ole odav lõbu, et sa pead nuga oskama kasutada, tundma teda, tunnetama isegi, siis on sul paras see nuga omale osta. Et lõikab suurepäraselt. See, kuidas ta jookseb puidukiudude vahele, kuidas ta vaatamata peale kõiki väntsutusega mul paberit lõikas, kuidas ta mul nii-öelda kokkamisega on hakkama saanud. See kõik on super. Et ütleme niimoodi, et tegemist on raudselt maailma ühe parima noaga. Kindlasti mitte kõige paremaga, sest paar puudust on. Täpselt see sama, mis ma rääkisin, käepideme ergonoomika, et sõrme peale hakkab siin see nii-öelda käepideme tera vahel olev osa. Nuga ise on full tang, ehk siis täis rood, hästi tugev on. Ja mitte midagi nagu jah, ütleme niimoodi, halba pole öelda, aga siin täiuslikkusest on veel asi ka natukene, tiba on puudu, et tera koha pealt ei ole midagi öelda, aga ergonoomika ja see käes hoidmise moment ja see ja kui minu käest küsitakse, kas see oleks nüüd see üks nuga, millega ma näiteks üritaks üksikul saarel hakkama saada või niimoodi, siis ma isegi ütleks, et väga võimalik. Täitsa võib-olla, et isegi oleks. Et mida, ütleme, et ma nagu ellujäämisnoalt tahaksin isiklikult oleks see, et see ellujäämisnuga võiks olla pikem, et temaga oleks nii-öelda nagu puid raiduda, maha võtta, veidike mugavam. Siin see jääb natukene nagu lühikeseks, aga muud pole mitte midagi ette heita, et täitsa okei asi on. Tupp on siukene lihtne plastik, aga väga turvaline siukene kinnitussüsteem, et tõmbad selle üles ja ega nuga veel lahti ei tule. Nüüd on vaja siia pöial peale panna, nuga kõigepealt üles tõsta, et siit on näha, et ta jookseb nii-öelda mingisuguse nurga tagant välja ja siis tõmmata. Ja siis jooksebki teradele nii-öelda tupest välja. Et hästi rollikindel. Jah, sale, mis on veel, et seda paljude Fälgnieveni nugadel ette heidetud, et nad polisevad nii-öelda tupes. Aga sellel on oma mõte, et tegelikult on niimoodi, et selle kontseptsioon, tuppe kontseptsioon on vajadusel see näiteks, kui te mudas roomate või vees, mis iganes kuskil olete, et kõik mustus, pori, muda, vesi, mis siia sisse läheb, tuleb tegelikult siit alt välja. Siin on tegelikult, näete, vahe sees. Et vesi sisse, mustus välja. Et kui nuga liiga liibub tuppe, liiga täpselt niimoodi, et on nagu padrunipesas, nagu kuulvint rauas, siis on see jama, et kui sinna mingid liivaterad vahele sattuvad, siis need hakkavad nii-öelda õõruma ka noatera. Siin on ruumi, et siin ei teki seda nii kergelt. Et selles mõttes nagu jah,
supernuga, aga mitte täiuslik. Aga ma soovitan, et see on nuga, mida mina küll soovitan, et hankige omale ja kasutage, et ta on ülihea asi ikkagi. Aga mis siis ikka, et palju ma siin teda ikka kiidan, et head kasutamist ja jälgige kanalit ja no mis iganes teate, kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.